Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Kui eelmise hooaja kõik etapid toimusid kuivarajal, siis tänavu langel võistlejatele armu ei antud. Kõik finaalid sõideti lausvihmas. Olgu siis noortele kihutajatele lohutuseks Saksamaalt saabunud Kaspar Kallasmaa muljed. Kesk-Euroopas oli täitsa okei. Seal, kus juures kohtasime suht sarnast ilma nagu siin praegu. Trennipäevadel saime kuiva, esimese võistluspäevast sõitsime vihmaga, täisvihmaga. Mikroklassis tuiskas korraga rajale 15 noort ning juba nimed järgi võis tunda, et kaardisõit on au sees lausa teist, kolmandat põlvkonda. Otsustage ise, Rajamets, Toomingas, Uusneem, Toobal, Väinsaar. Nendele eelnevalt oli rajal kadettklass, kus võidu sai Jasper Kors. Libedal rajal kihutas mikrodel kõige stabiilsemalt parimat kohalt alustanud Hugo Rajamets. Kiirema ringi võrdluses oli ta alles 6, ometi oli 12 ringi finišis tema edu Tõnis Toomingas üle 2 sekundi, 3. koha sai Tanel Karu. Avaetapi võitja Meril Peldes oli seekord 5. No Hugo, räägi, mis mõttetul stardis olid? Kohe kiiresti eest ära saada ja pikk vahe teha. Oli sul vahepeal probleeme ka seal? Jaa, alguses tuli Rasmus Teller minust mööda, aga ma ei andnud alla ja läksin veel mööda. Kuidas see libedaga sõit üldiselt on? Ma ei tea, hea. Aga mis sa arvad, et kas kuiva ilmaga klapiks on rohkem või? Ei, eelmise aasta vaadates mitte. Klassis mini oli osavõitjaid veelgi rohkem, 18. Seekord tuli osavalt laveerida 16 ringi ja esikolmikusse jõudsid lõpuks need, kes vähem vigu tegid. Rajal olnud 4 tüdrukust võites kõige vapramat Mia Pankratov. Väga kindlalt tegutses liidrina Martin Ojapõld, kes lõpuks Mark Dubnitski ees ka 2,9 sekundise eduga etapivõidu sai. Martini nimele jäi ka parim ringi aeg. Mia Pankratov oli tubli lõpuni, tasuks 3. koht. Sealjuures parimal ringil oli tal koguni 2. aeg. Eile ei olnud eriti kiirust vihmaga, aga täna hommikust leidsime juba kiiruse ja sõit sujus. Räägi, kuidas seal stardis sul see võitlus lõppes? Et lihtsalt esimese 2 kurvi kaitsin ja teised hakkasid taga võitlema ja sain eest ära. Pärast enam palju probleeme ei olnud, eks ju? Eriti mitte, paar korda läksid küll veidi pikale väljatuleku peal, aga muidu ei olnud. Kuidas sul see libedaga sõit muidu klapib? No mulle meeldib iseenesest. Kuivaga on küll parem, rõve on kuidagi märjaga aga muidu sobib. TD2 ja masterklassi finaali dikteeris kõige kogenum Priit Sei, kellele vaid sõidu esimestel ringidel tuli konkurente jälgida. Kiiruse poolest hakkasid talle kõige rohkem vastu TD2 sõitjad, kusjuures selle stardi parim ringe kuulus Ragnar Veerusele. 20-ringilise võistluse lõpuks oli Priit Sei edu juba üle 6 sekundi. Vihmaga siis oli suhteliselt huvitav ja kuna ma olen see aasta hästi palju olen vihmaga võistelnud, siis vihm on viimasel ajal meeldima hakanud. Kuidas see stardivõitlus teil lõppes seal? Start ei läinud hästi. Pambus sai ette, aga esimeses kurvis ta muidugi kohe eksis ja sealt sain siis ette ja lõpp oli ainult ponnistada vaja. Mul tundus ka, et selles esimeses kurvis sinu kogemused lihtsalt maksid rohkem, jah? Ta läks pikale ja jättis ukse lahti, nii et seal ei olnud teist valikut, et tuli lihtsalt minna. Mastersi arvestuses jõudsid poodiumile veel Elvis Väinsaar ja Taisto Leer. TD2 klassis käis aga äge heitlus võidu nimel, kus võrdset kiirust arendasid rajal Ragnar Veerus ja Einari Pambus. Finišis oli ta 1 sekundi sees, võitja Veerus, 2. Pambus, 3. koha sai Aivo Parts. Eelsõidud olid eriti jubedad, sellepärast et tõesti tõmbas veekiilu alla ja kohati oli kaart täiesti juhitamatu. Finaal oli põnev selle poolest, et päris viimaste ringidena käis teil seal omavahel heitlus oma klassi võidu nimel. Oli küll jah, alguses lootsin, et äkki Priit saab hea stardi ja saab äkki tema järel kohe minema, aga ei saanud, Pambus võttis stardi ära ja siis hakkasime seal aegselt kerima tempot ja Priit sõitsi eest ära aegselt ja mingil hetkel jäi maha natuke Jon Einarist ja teisel hetkel tuli lähemale ja lõpus siis mõtlesin, et tuleb ikka ära võtta. No leidsid ikka väga viimasel hetkel selle õige augu sealt. Õnneks leidsin väga viimasel hetkel.
OK-klasside finaali alustasid esireast Karl Sei ja Robin Särg. Nagu ikka vihmase ilmaga oli suur tähtsus stardil, selle võitis Karl Sei ja nüüd oli Robin Särg see, kes vihmapilves kihutades sõidutrajektooriga kõvasti hädas oli. Rajal olnud 4 soomlasest kannatas Eesti poiste tempot mingil määral välja vaid üks, kes finišis juunioride klassi võitjast Markus Kajakust 8 sekundit maha jäi. Vanemate poiste arvestes esimene Karl Sei, teine Robin Särg, juuniorklassis esimene Markus Kajak, teine Emil Koivisto ja 3. Joosep Planken. Start möödas hästi, sain minema, sõitsin oma sõitu ja tasa ja targu ja võtsin ära. Ega seal kellegi vihmapilves poleks tahtnud küll vist sõita? Ei jaa, et ma olin poolfinaalides ja nendes või hiitides juba veits kiirem ja siis ei olnud midagi pabistada ja minna sõidule ja ära teha. Kuidas teie klassis seal siis alguses see võitlus läks stardis? Stardis ei saanud väga hästi minema ja siis soomlane ei taha, aga siis ta tegi vist vea ja jäi maha. Kuidas sa selles vihmapilves üldse seal õiget trajektoori suudad valida? Ei seal on Apexi lähedal on kuiv ja siis sealt saab ilusti keerata. Päris sõidu lõpuosas tegid ühe sellise vääratuse rajal, vaatasid, et nüüd oledki rajalt kadunud. Mis juhtus? Ei meelega. Tegid endale sõidu huvitavaks siis? KZ2 klassi finaali tegi huvitavaks Kaspar Kallasmaa Saksa meistrivõistluste 10. ja Euroopa meistrivõistluste appi 40. koha mees. No nüüd muidugi oli Sikvi ja Euroopa meistrivõistlus, mis on siis kõige nagu kõrgem tase. Sellest järgmine on maailma meistrivõistlus. Et näitasime taas kord oma võimalikku nagu kiirust, et kõige nagu see koorekiht jäi meil võtmata sellest võistlusest, et oleks võinud veel olla 10-20 positsiooni eespool, aga võidu sõitna. Finaalis kasutas oma stardieelise väga kindlalt noorim osaleja Georg Kõss. Esimesse kurvi tuiskas ta kõige ees, vihmapilves tema selja taga ülejäänud 9. Nende hulgas 2 soomlast ja 2 valgevenelast. Kindlasti tahtuks selles rivis näha ka avaetapi võitjad Sten Piirimäge. Kahjuks segasid selle plaani ülikooli eksamid Inglismaal. Kõik 25 ringi võis vaid imetleda sellel hooajal vähese sõidupraktikaga Georg Kõssi tegutsemist. Rahulik ja vigadeta sõit andis kogenud Kaspar Kallasmaale vaid paar võimalust, aga Georgil jätkus tarkust kõik need rünnakud tõrjuda. 3. koha nimel võitles väga vapralt Soome-neiu Kaisa Eiristö ja 22. ringi lõpuks olid tal ka selleks kõik võimalused, siis purunes tema kaardil kahjuks kett. See andis aga omakorda hea võimaluse Jakob Pojale, kes valgevenelasest mööda sai ja nii eestlastele kolmik võidu kindlustas. Võitja Georg Kõss, teine parima ringi teinud Kaspar Kallasmaa, 3. Jakob Poja. Kindlasti tahtsin teha hea stardi, kuna nagu näha oli, siis Kasparil on vihmaga stardid juba tugevad. Nii et stardis oleks kohe koht ära anda olnud päris halb. Ja siis ta istus sulle tuulde ja nii te kihutasite pärast kogu finaali? Tahtsin et algust tuli kohe tuulde, sest tal esimesed ringid kuidagi olid natuke halvem, siis ta hakkas selle järgi tulema. Et vahe läks kohe päris väikeseks ja siis nii ta jäigi terve sõidu lõpuni. Aga paar üritust oli tal ikka päris kõrval sul juba, jah? Et üks rünnak oli nagu täiesti kõrval juba ja siis paar üritust oli veel. Aga suutsin kuidagi ära hoida need, jah. Rehv pidas kenasti ka lõpuni vastu, jah? Jaa, et rõhkudega läksime väga õigesti. Ja nagu ma tean, siis Kaspar oli täpselt samad rõhud, nii et siis sõitid olema üsna identne. Esimesest reast te mõlemad Georgiga startisite ja stardis olite, ütleme nii, et võrdsed või? No stardis olime võrdsed, aga esimeses kurvis tänu esimesele positsioonile oli tema kurvis seespool ja siis ma otsustasin, et ei ole mõtet seal võidelda selle koha nimel. Ma sain ka aru niimoodi, et targa võidusõitjana sa lihtsalt ootasid, kas ta teeb mõne vea ees? Jaa, ma ei olnud suhteline teda nii hästi püüdma praegu. Jaa, ma ootasin, kuni ta teeb vigu, paar viga tegi, aga sellest ei olnud piisavalt mööda sõita. Georgi kohta võib öelda, et tark sõit? Jaa, väga hästi sõidetud. Mina olen ka rahul. Mis plaan sul siis edaspidi hooajaks on veel? No plaan on hetkel sõita kaasa kõik eestikad ja siis vaadata, kuidas hoog on ja siis võib-olla kuskil mujal sarjast ka midagi proovida. Sa ütlesid enne esimest etappi, et vähe on sõidukogemust. Kas nüüd oled vahepeal juba rohkem trenni saanud teha? No eks nüüd on esimese etapi kogemus all ja siis paar trennipäeva juurde ja vaikselt hakkab tulemas hoog. Eesti meistrivõistlustel tuleb nüüd pikem paus. 3. etapp Põltsamaal Kuningamäe kardirajal sõidetakse 8. juunil.